on üks ütelus inglise keeles: the more things change, the more they stay the same. Et nii palju kui asjad muutuvad, et siis ikka jääb samaks ja see samad probleemid, samad asjad Nõukogude Liiduga minnes tagasi ajaloos on ikka korduvad ja läänes ikka otsitakse, et kuidagi leiame seda õiget võtit ja ikka need on võimalik seda saavutada. Ma lihtsalt natuke luban endale siin, et kui oli kommentaar, et lääne juhid on süüdi, nad ongi süüdi, on väga palju kirjutatud, selgitatud, raamatud on ilmunud, et mis on tõeline olukord Venemaal, mis tähendab Putini juhtimise all selle riigi areng. Ja nähtavasti keegi ei loe neid raamatuid, seal on Peter Pomerantsov, eks ole, see väga fantastiline raamat, et Russia where nothing is true but everything is possible. Karen Dawisha, kõik need korruptsiooninähtused, üks kõige varasem raamat oli juba 1995. aastal, kirjutas 2 Washington Posti foreign correspondenti, Kremlin Rising, kus nad kirjeldasid kõik need tendentsid juba siis. Ja kõige vanem asi minu jaoks seotud Putiniga oli see, et enne kui ta ametisse vannutati, ta korraldas vastuvõttu Kremlis nende parlamendi liikmetele, Duma liikmetele. Ja seal ta siis tõstis klaasi kelle auks? Stalini auks. Ja kas keegi kusagil maailmas pani seda tähele? Käputäis Vene dissidente, üks Ameerika ajakirjanik, kes kahjuks nüüd on juba surnud, ja see on kõik. Aga see oli jälle, nagu ma ütlesin, defining moment, see moment, mis näitab kõik. Kas keegi kujutab ette, et keegi Saksamaa juht tõstaks klaasi Hitleri auks? See oleks niisugune skandaal, aga see mees tõstab klaasi Stalini, mõrvari auks ja näitab, et I'm going to make Russia great again, eks ole. Nii et probleeme palju, tundub mulle kuulates juba esinevad eelmised esinejad ja tänased esinejad, et probleem on meil ühiselt see, et kuidas hoida ühtsust läänes, kuidas pidada meeles väärtuspõhist poliitikat ja tegutseda selle alusel. Ja teine, et need probleemsed kohad maailmas, tuleb meelde siin Venemaa, Iraan, on režiimi muudatus, ainuke lahendus. Et saame mulladest lahti Iraanis, Iraani inimesed on valmis olema normaalsed inimesed, ennast valitsema. Opositsiooni liider muslimi maas on üks naine. Nii et see juba näitab, et nad võiksid täitsa normaalsed olla. Venemaa suhtes on natukene keerulisem, et kas need inimesed ise on valmis midagi ette võtma. Ja kui nad ei ole, siis vägisi väljapoolt ei saa me midagi teha. Aga ma kuulen nüüd targemaid inimesi, nende kommentaarid, kas siis Ameerika, Venemaa kohta, aga minu meelest meie jaoks praegu huvitav on just see Venemaa probleem üle kõige. No jah, ma ütlen kommentaariks seda, et nii Ameerika kui ka Venemaa puhul on see, et ja eriti Venemaa puhul, et Eestis ikkagi napib tänava Venemaa tundjaid ja mina kindlasti ei ole tänava Venemaa tundja. Võin midagi teada Venemaa ajaloost ja joonistada välja mingisuguseid mustreid, mis kipuvad tõesti korduma. Aga esiteks on ju muidugi suur probleem keelega. Noorem põlvkond ei oska vene keelt. Ja minule, kes ma olen ka keele õpetamisega, jutt käib soome keelest, natuke tegelenud oma eluajal, jääb täiesti arusaamatuks, mida tehakse üldhariduskoolides 5 aastat, inimesed ei suuda vene keelt ära õppida. Ja see on probleem, sellepärast, et nooremad inimesed ei jälgi vene uudised, nad ei loe vene keeles ja nad ei saa aru, mis Venemaal toimub.
ja tõepoolest neid stsenaariume, mida ka Andrei Kusitskin rääkis siin, et tema viitas Andrei Illarionovile, aga neid on ju veel, neid on ju kirjutatud väga palju, igasugused raporteid on tehtud, kuidas kohe-kohe Venemaa kukub kokku ja nii edasi, aga ometi ma mäletan, mingi raport rääkis, et aastaks 2010 kukub Venemaa kokku, meil on praegu aastaks 2018 ja ikka ei ole kokku kukkunud, et sellised viimse päeva stsenaariumid ei tööta, et meil on vaja paremat lähenemist Venemaale selles plaanis, et me peaksime Venemaad tõesti paremini mõistma. Ja samas ma viitan ka lühidalt Ameerikale, ja mille spetsialist ma jälle ei ole, aga katsun ennast üldise arenguga kursis hoida ja olen sellest kirjutanud ka Kaitseuuringute Keskuse blogis. Tõesti hiljuti ilmus 2 Harvardi professorilt väga huvitav raamat sellest, kuidas demokraatiad maailmas surevad. Seal räägitakse Venezuelast ja nii edasi, aga põhitähelepanu on Ameerika Ühendriikidel ja jutt käib siis tõesti Donald Trumpi saamisest USA presidendiks. Autorid ei ütle, et demokraatia on Ameerika Ühendriikides välja surnud, aga nad viitavad sellele, et need demokraatia mängureeglid on väga palju muutunud. Ja põhjus on siin väga huvitav, mille peale kindlasti siin kohe Eestis ei tule. Põhjus on rassilises segregatsioonis. Põhjus on selles, et alates siis 60ndatest aastatest, kus siis tegelikult 100 aastat pärast kodusõja lõppu lõppes ka reaalne segregatsioon afroameeriklaste ja valgete vahel, siis see poliitiline mänguruum või see poliitiline areen muutus palju räpasemaks. Seni olid siis vabariiklased ja demokraadid pidanud sellist härrasmeeste võitlust või isegi ütleme mitte võitlust, aga võistlust ja olid sellised härrasmehelikud kokkulepped, aga kui juurde tulid siis rassiküsimused, kui siis afroameeriklased said hakata vabalt valima ja võimalusega siis olla valitud, siis tulid juurde kohe rassiküsimused, mõnikord siis nüüd ja ka hilisema immigratsiooniga on sellele lisandunud keeleküsimused, siis tähendab seda, et need Ameerikas need härrasmeeste kokkulepped vabariiklaste demokraatide vahel on kadunud, et need asjad, mis enne olid modus vivendi, kinnitamata reegel või kirjutamata reegel, siis need enam ei toimi ja võitlus käib elu ja surma peale, et endale valijaid juurde saada. Ja nüüd selle tulemuseks ongi, loomulikult see areng ei ole ju toimunud kohe päevapealt, vaid aastakümnete jooksul, aga nüüd me näeme seda tulemust ja autorid hoiatavadki selle eest, et Donald Trump ei pruugi olla mööduv nähtus. Ma saan aru, et paljud ilmselt mõtlevad sellele, et Donald Trumpi aeg saab läbi ja siis pöörduvad asjadele normaalsusse, ei pruugi nii minna. Sellepärast, et see Ameerika sisepoliitika on kardinaalselt muutunud ja jällegi, et Eestile, et see on kindlasti väljakutse, me peame olema paremini informeeritud sellest, mis toimub Ameerika Ühendriikides, ei piisa enam sellistest välispoliitilistest mustritest, ka siin analüüsiskaalast väärtused versus reaalpoliitika, vaid et me peame tegelema ka rohkem süvitsi nende küsimustega. Aga ma arvan, et teine ameeriklane võiks siin midagi ütelda reaktsiooniks. Mul on oma mõtted ka siin. Siin ma arvan, et lihtsalt kinnitaksid samamoodi, et ma olen Eestis 10 aastat nüüd elanud püsivalt ja selle aja jooksul on hämmastav, kuidas minu oma riik ja kogukond on muutunud. Et asjad, mis lihtsalt ei olnud normaalne, nüüd on normaalseks muutunud ja see on väga hämmastav vaadata ja jälgida ja et kindlasti neid muutused on. Ma arvan, võib-olla lihtsalt üks kommentaar, mis ma ise mainiksin, on see, et maailma on väga keeruline ja et USA jaoks välispoliitika, samuti Euroopa jaoks, et kui sa ajad ühe poliitika, või reaalpoliitika ühega, see tekitab probleemid teise partneri või liitlasega ja sellist õige välispoliitika tegelikult ei ole. Et enam-vähem ongi prioriteedi sättimine ja et ma arvan lähitulevikul ja päris pikka ajas ongi väga keeruline olukord, kus
on sellise kokkupõrkeid, et see ühe prioriteet ühele on just vastupidiselt teisele ja iski eetika, et eetika ei ole alati sama, väärtused ei ole alati samad. Kui on ühele väga oluline võib-olla vaba poliitika, et saaks eksportida midagi teisele, et võib-olla on just vastupidiselt. Ja kui lisame veel mingi kliimamuutused ja sellised nagu mitte riigipõhised probleemid, et siis läheb täiesti keerulisem. Et siis ma arvan, et see maailm, mis ootab meid, on see, kus on palju erinevused, mitmekesisus ja selle nüüd erinevus on see, et ilmselt on rohkem vajadust säilida teisi tegelased, sest ei ole võimekust enam olla domineeriv positsioonis näiteks lääne jaoks. Et siis see, ma arvan, hakkab väga huvitav olema, kus on konkreerivad mõtteid, konkreerivad diskursid ja kahjuks võib-olla konkreerivad eetika. Nii on siin veel Andrei midagi soovite lisada siia? Ei. Я говорил так много. Давайте лучше вопросы, может быть, есть. Mina lisaks siia, et ma olen väga üllatanud sellise Harvardi raamatu üle, sellepärast, et minu meelest see ei ole õige. Olles ise elanud Ameerikas väga pikki aastad, ma pean ütlema, et siis, kui ma lahkusin Ameerikast, olid tegelikult need rassivahelised suhted palju paremad. Ja millal nad läksid hullemaks oli eelmise presidendi ajal, vabandage väga, aga ma nägin oma silmaga, kuidas üks mees mängis kogu aeg rassikaarte, et varjata enda saamata või oma hakkama saamas, et mind süüdistatakse sellepärast, et ma olen mustanahaline. Et see on väga pikk ja keeruline teema. Aga nüüd see Harvard on väga huvitavalt tuleb kokku nüüd siin selles asjas, et ma just kuulsin väga huvitavat asja, et on segregatsioon olnud ja selle vastu on võideldud, me teame seda, ja on võit saadud ja ei ole enam sellist asja, et siia tohivad ainult ühte värvi inimesed tulla ja sinna teist värvi. Nüüd Harvardi ülikooli lõputseremoonia korraldatakse üks tseremoonia mustanahalistele ja teine valgetele, nende enda soovil. Kuhu me oleme siis jõudnud, eks ole, ring on absoluutselt täis. See, mida me võitlesime, mille vastu me võitlesime, nüüd me tahame seda saada. Ja asjad on nii teravaks aetud, et ma ei ütleks, et see on rassi küsimus, on väga paljud ühiskondlikult need pehmed teemad, mis on nii teravaks aetud, kus ühed vaatavad, et see on jäledus, mida teie nüüd soovite saada ja teised ütlevad, ei, me peame tolereerima igasorti asju. Ja vindi lihtsalt keerati üle Ameerikas. Ja niisugune põhiline vastuhakk oli see, miks tõi Trump ametisse. Öeldi kõik, et teised vabariiklased on liiga pehmed, liiga viisakad, et nemad ei saa hakkama selle hirmsa vastuvooluga, mis sealt see vasakpoolselt tuleb. Ei tea, ajaloo hindab seda. Aga asi oli ikka väga imelikuks läinud, väga muutunud. Nii et probleeme on igas riigis endas ja siis me näeme probleeme enda ümber ja mõtleme, et nagu see vana Nõukogude argument oli, et mis see Ameerika kritiseerib Nõukogude liitu, pangi enda maja korda, et teil on inimõiguste rikkumised ja siis leidsid kuskilt mingisugune case, mis võis tunduda nagu inimõiguste rikkumine ja võib-olla oli ka. Aga see on umbes nagu sa ütled, et inimene, kes on ise natukene eksinud millegis asjas kunagi oma elus, ei tohi kritiseerida ja nõuda paremat käitumist teiste inimeste poolt. Sa oled kunagi teinud viga, sa enam ei ole mängus, sa ei või ütelda, et see on vale või see on õige. Nii et probleeme on väga. I had some words about this.
I am biology in my first education, and I everything taught, and I always taught for my pupils that the difference is the base of human nature, but it's not a reason for hate and anger. Mm-hmm. Mm-hmm. Kõik. But nüüd on see sildistamine on ka nii kerge. Et ma näen seda Facebookis just siin Eestis juba, et keegi ütleb midagi, millega sa pole nõus, et lollakas. Kuidas sa niisugust asja võid ütelda ja ei ole enam mingisugust normaalset diskussiooni või debatti, see kõik on niisugune sildistamine, süüdistamine ja inetus. Ja. Nii et see ei ole ainult poliitikas, me näeme seda igapäevaelus. Ja võib-olla internet ei ole seda põhjustanud, aga internet on kiirendanud ja võimendanud seda. Aga on meil küsimusi nüüd, kui olete Illi Kuku-Pailt sealt kuulanud, nüüd hakka küsimusi esitama ja sina võiks rääkida sellest ajalehest, mis puudub Eestis. Ja, palun. Euroopa tsivilisatsiooni juurde kuulub kriitiline mõtlemine, mitte pime usk. Pimeda usuajad on möödas, need olid keskajal. Ja kui me vaatame kas või lähema 50 aasta ajalugu Euroopas ja ka maailmas, siis me näeme, et väga tihti lihtsalt ilusate sõnade varjus, ilusate siltide all on tehtud inetuid, koledaid tegusid. Ja see asi jätkub ka tegelikult praegu, kus räägitakse kuidas demokraatia inimõigused on ohus ja minnakse korda looma nii-öelda, kuid tegelikult selle taga on puhtalt majanduslikud huvid, puhtalt soov suurendada oma geopoliitilist mõju. Ja nüüd minu küsimus teile. Kas teie andmetel on ülikoole, olgu siis Euroopas või ka mujal, kas või Põhja-Ameerikas, kus politoloogia õpetatakse eristama nii-öelda ilusaid sõnu, ilusaid silte tegelikust elust, tegelikest põhjustest. Näiteks, kui tuleb välja mingi kampaania, hüsteeriline kampaania kellegi riigi või kellegi valitsuse vastu, et kes on seal taga tegelikult ja mis on nende tegelikud huvid. Kas teil on andmeid, kas kuskil õpetatakse kas või kõrgkoolis? Aitäh juba ette. No, mis ma oskan öelda, et loomulikult puuduvad mul andmed kõikide Euroopa ülikoolide kohta. Ma olen ise õppinud 2 välismaa ülikoolis, Oxfordis ja Groningeni ülikoolis ja Oxfordi kohta on väga raske üldse üldistada, sellepärast et seal on õppe ju eraldi kolledžites ja iga kolledž ajab nagu oma nii-öelda seda õppeprogrammi, sama võib öelda ka Cambridge'i kohta. Vähemalt need kolledžid, kus mina käisin Oxfordis loengutes, õpetasid seda poliitikateadust küll ka huve arvestama ja nagu tegelikkusega arvestama. Et see on mul positiivne kogemus. Ma tean küll, et on ülikoole, kus õpetatakse lihtsalt mingisugust nii-öelda linnukese pärast loengukursust. Aga see ei pruugi niimoodi olla igal pool. Ja teine ülikool, Hollandis, Groningeni ülikool, seal samamoodi ikkagi mina arvan, et mina sain küll sellise ettekujutuse, kuidas maailmas need asjad nagu tegelikult on. Need võivad olla muutunud, sellepärast et see kõik leidis aset 15-20 aastat tagasi. Seetõttu minu kogemus välismaa ülikoolidest ei pruugi olla tänapäevane. Aga ma ütlen, et veel kord, et ma ei julge üldistada, et isegi kui nüüd keegi on näiteks sattunud kuhugi Oxfordi kolledžisse näiteks ja sattunud õppejõu otsa, kes tõesti ei anna nagu pädevat pilti maailmast, siis see tähenda seda, et terves Oxfordi ülikoolis see olukord selline on, et neid kolledžeid on seal, ma täpselt ei mäleta, umbes 70, et seetõttu väga raske on üldistada. Jah, ma arvan, kui vaatame ülikoolis üldiselt ikka on mitmekäsised lähenemised, erinevad teooriad, mis panevad rõhk mõne teguritele või mõne toimijatele.
kui me vaatame küsimust, et mis tegelikult juhtub, et siis siin on ruum, et arutada, et mis on tegelik. Et kui me vaatame seda protsess, kuidas poliitika kujundatakse, kuidas see ellu viia, et on tegelikult väga erinevad tegijad mitmes selles protsessis, et kas on firmad, kas on lobirühmad, kas on poliitikud, kas on avaliku survet, et siis alati on võimalik, et mõnedele vaadata lähemale ühele sellest protsessile ja siis loomulikult, kui me keskendame ühele, kas protsessile, toimijale, tegurile, et siis mõned jäävad tagaplaanile. Aga üldiselt on ikka olemas neid erinevad lähenemised, mudelid, teooriad. Mõned ei ole nii populaarsed kui teised ja ma arvan, et siin tuleb selles, et läänes vaadatakse tihti meie enda tegud positiivses valguses ja et siis võib-olla on vähem sellise kriitikat ja loomulikult neid, kes on teises kohas, et nemad võib-olla vaatavad kriitilisem. Et siin oli juba jutt, et näiteks kui oli külm sõja ajal USA mõnes osas oli sellise valgus maailmale, aga mõnes kohas maailmas ei olnud, et mul on sõber Guatemalast ja tema arusaam Ronald Reagani presidentkonnast on erinev kui näiteks eestlaste arusaam, sest et kogemused on mõnikord erinevad. Et siis maailm on väga keeruline ja 7 miljardit inimest, et inimesed ei kogu asjad samamoodi. Aga siiski peab tunnistama, et väga palju professorid, kes praegu on ülikoolides, on just need 60. aastate kasvandikud ja annavad edasi oma radikaalseid mõtted õpilastele. Liiga vähe õpetatakse ajalugu, liiga vähe õpetatakse ajalugu, liiga vähe filosoofiat ja üldse väärtused ja eetikat. Nii et seda tegelikult on vajaka. Nii et see ei pea olema just, et õpid poliitoloogiat, et saada tark, aga sa pead olema üldise väga hea haridusega ja mõistma, kuidas asjad töötavad. Nii, härra Kelam, teil oli küsimus. Minu küsimus oleks praktilisem. Nimelt Eesti on olukorras ajalooliselt ja geograafiliselt, kus me oleksime paremini, peaksime mõistma nii ida kui läänt. Me oleme olnud okupatsiooni all, me oleme ise soovinud läänelt väärtusepõhist poliitikat, et vabaneda, oleme tundnud muret, et läänes seda ei mõisteta, küllaldaselt oleme oodanud sealt abi, nüüd me oleme lääneriikide hulgas. Ja kuidas on teie hinnang Eesti välispoliitika olemusele, koostisele, mis seal domineerib rohkem, kas reaalpoliitika või väärtuspõhine poliitika? Me taotleme ÜRO Julgeolekunõukogu liikme positsiooni. Mulle tundub, et see on pannud meid igasugused nurki ümardama, mitte olla terav, kohaneda üldise suunaga, meeldida kõigile. Teiselt poolt meie presidendi visiit Ida-Ukrainasse oli väga oluline ja näitab, et me siin juhime, aga kuidas on teie hinnang, kuidas teile tundub? Mis on Eesti praegune vahekord reaalpoliitika ja väärtuspõhise poliitika vahel, kas on vastuvõetav, mida peaks rohkem tegema? Kes tahab esimeseks vastata? Võib-olla alustan siit poolt. Ma arvan, mõnikord ei ole nii vastandiklikud. Et mine hinnangul Eesti välispoliitika on pigem reaalpoliitika põhine, aga selle taga on tihti eetika. Ja mõnikord need samad väärtused, mille eest Eesti seisab, on tegelikult, ma ei tea, kas selle pärast või vähemalt, et nad on samuti Eesti huvides. Et siis... et alati ei ole üks või teine, et mõnikord, kui Eesti valib mõned väärtused, et see läheb käsikäes oma huvidega. Ja ma arvan, et see on väga arusaadav. Ja Eesti üldiselt on, ma arvan, päris heas positsioonis, kui vaadata viimast 20-30 aastat. Ja ma arvan, et see on positiivne. Võib-olla üks väike näide, kui oli Eesti selle ÜRO inimõiguste nõukogus, et see on väga hea näide, kuidas Eesti seisab
väärtuste eest. Ja kui me vaatame, millised väärtused, et näiteks see on siis selle, kas on põlivrahvas, indigenous peoples, et see on põlisrahvas, et see on üks väärtust, milles Eesti seisab. Vähem rahvaste keelte kaitse näiteks, et ei olnud seda, sest see ei ole Eesti kasuks või huvides, et oleks lõhed ja sellised arengud ühiskonnas. Et siis ma arvan, et mõnikord lähevad käsi käes, et millise väärtused riik otsustab toetada, on samuti neid väärtused, mis toetavad neid huvid. Ma ütleks nii, et põhimõtteliselt sama, et Eesti lähtub eelkõige julgeolekupoliitikast, sest Eesti välispoliitikas domineerib see julgeolekupoliitiline diskursus, aga neid väärtusi ei ole Eesti unustanud ja tegelikult see kõige suurem argument selle poolt on Eesti ise. Eesti oma riiklus ongi ju vastand reaalpoliitikale, et kui nagu maailmas valitseks 100% reaalpoliitikat, siis sellist riiki nagu Eesti ei saakski olemas olla. Et seda kindlasti ja ma ütleks niimoodi, et Eestil on need väärtused olemas, aga on tulnud uusi mõõtmeid, on tulnud juurde välispoliitikasse ja nüüd tõesti järjest rohkem räägitakse väliskaubanduspoliitikast, mis siis peaks tegelikult ju tõstma inimeste jõukust. Arutatakse ju seda, et kas me osaleme Dubai Expol või ei osale ja nii edasi, et me teame samas seda, eks ole, et Araabia riikides lood inimõigustega ei ole kõige paremas korras, et kui me lähtuksime 100% väärtustest, siis me ei tohiks Araabia riikidega üldse tegemist teha, aga me ikkagi teeme ja ma arvan, et seni, et Eestil on õnnestunud selline küllalt mõistlik kompromiss väärtuste ja reaalpoliitika vahel, et küsimus on, et ja sellele ma oma esialgses sõnavõtus ka viitasin, et mis edasi saab, et kui me liigume edasi sellest külma sõja lõpu järgsest ideaalsest maailmast natuke karmimasse maailma, et mida siis Eesti peab tegema, et ma arvan, et need on Eesti välispoliitika jaoks sõlmküsimused. Kas teie soovite ütelda? I have some words. Recently, Yana Toom said that Baltic states and Estonia too are more European than France or Italy. Yes, of course, she said about it in the negative context. But I take it as a compliment because naturally I'm sure that nowadays Estonia is forward in international policy in the European Union. It's okay. Ma tänan kõiki paneliste. Aga me pidime lõppu tegema mulle karmid sõnad peale. Ma väga